mis on siis see Bitcoin? See Bitcoin, millest siis kõik räägivad ja mis on kogumas aina suuremat ja suuremat populaarsust. Bitcoin on kõige esimene loodud krüptovaluuta maailmas, mis põhineb siis plokiahela tehnoloogial. Ehk siis see tehnoloogia, mis nüüd nii populaarne on ja nii laialdaselt kasutatakse, Bitcoin oli esimene krüptovaluuta, mis siis põhines sellel plokiahela süsteemil. Ja nagu esimeste asjadega ikka, omavad nad väga suurt väärtust. Kuld näiteks oli esimene selline väärtus, mis omab tegelikult väärtust ka tänapäeval. Ehk siis kuld on olnud väärtus tuhandeid aastaid. Ja Bitcoini siis võrreldaksegi digitaalse kullaga. Ja loodud on siis Bitcoin 2008. aastal. 2008. aastal töötasin ma ise ka pangas ja 10 aastat tagasi, kui tuli see suur finants- ja majanduskriis, siis töötasin ma pangas ja ütlen ja kinnitan teile seda, et pangas tõepoolest otsused tulevad ülevalt ühe keskse nõukogu poolt ja ma nägin seda, mis mõju võib olla selliste kesksete institutsioonide otsustel inimeste eludele. Mäletate ju eelmine majanduskriis, paljud inimesed jäid kodudest ilma ja neil sai raha otsa ja suurel määral oli tegelikult selle põhjus see, et kuskil tegid pankurid mingeid otsuseid ja see mõjutas siis kõiki. Nagu öeldud, on Bitcoini 21 miljonit, seda on üks kindel kogus. Ringluses on küll hetkel 17 miljonit, kuid mida aeg edasi, seda rohkem ringlusesse tuleb, kusjuures üle 21 miljoni seda ei saa olla, sest ta on lihtsalt niimoodi programmeeritud. Aga kuidas ma saan Bitcoini siis kasutada? Kas Bitcoin on lihtsalt siis mingisugune abstraktne mõiste kuskil internetis, et lähen ostan ja kui tahan midagi saada, siis pean selle Bitcoini maha müüma? Ei, tegelikult Bitcoiniga saab juba tänapäeval osta. Näiteks saab Bitcoiniga osta endale Tesla auto. Bitcoiniga on võimalik broneerida hotelle, osta lennukipileteid, maksta internetis erinevate teenuste eest ja tegelikult on neid Bitcoini kasutamise võimalusi palju ja aina juurde tuleb. Aga vaataks ka siis seda, et kuidas siis osta krüptoraha.